Meelerahufond. Meelerahufondiks nimetatakse seda kõrvale pandud raha, mis aitab sind ootamatutes olukordades. Näiteks siis, kui kaotad töö või kui järgmisest kuust vähendatakse sinu palka. Aga miks mitte ka sellistes situatsioonides, kui katki läheb mõni kodumasin või auto. Turvatunnet tekitav rahapuhver võiks olla vähemalt 3 kuu eluks vajalike vältimatute kulutuste suurune summa. Paremal juhul isegi 6 kuu kulutuste tarbeks vajaminev rahavaru. Kuidas meelerahufondi suurust arvutada? Appi tulevad eelnevalt kirja pandud kulud. Kui fondi suurus on teada, siis tuleks vaadata analüüsitud tulusid-kulusid, millest selgub, kui suur võiks olla igakuiselt kõrvale pandava raha hulk. Nii saad välja arvutada, mitu kuud sul selle kokku kogumiseks läheb. Meelerahufondi jaoks võiks teha eraldi pangakonto. Nii ei lähe kogutud raha jooksvate kulutuste katmiseks mõeldud rahaga segi. Ka säilib nii hea ülevaade, palju juba kogutud on ning kui palju on lõppeesmärgist puudu. Lisakonto võid teha nii oma kodupanka kui sootuks mõnda teise panka. Vältimaks kiusatusi, ära tee sellele kontole üldse pangakaarti. Kui fondi arvelt mõnda ootamatut kulutust katad, siis hoolitse selle eest, et fond saaks uuesti täidetud. Muidu võib juhtuda, et fond jookseb ootamatult ruttu rahast tühjaks ning järgmise juhtumi korral ei olegi sealt enam midagi võtta. Ka on hea mõte teha endale konkreetsed reeglid, millal fondist raha võtta tohib, vältimaks kiusatust kulutada kogutud raha puhkusereisile või emotsiooniostudele. Samasuguse skeemi järgi võid raha koguda ka teiste eesmärkide elluviimiseks, näiteks uue kodu sissemakseks. Ka teiste kogutavate sihtide jaoks ära hoia säästetud raha samal pangakontol, mida kasutad ka toidu ja kommunaalarvete eest tasumiseks, sest nii võid raha märkamatult lihtsalt ära kulutada. Vaata ka järgmist videot pikaajalise planeerimise kohta. Uuri lisaks.